tere hommikust, ilusad inimesed. Täna on väga ilus hommik küll, taevas sinne päike paistab, mida ämmi, aga probleem on tegelikult see, et ma olen hiljaks jäämas. Mul on tätoveerija juurde aeg ja helistab mulle, et no tšau, kuule, et tuletan ennast meelde sulle, et oled tulemas, ma olen mingi kell 2, ta mingi nope, kell 12, kell on 12.15 ja nende aegade saamisega on omaette kunst juba niigi ikka pikalt pead ette pukkima, nii et põhimõtteliselt neil oli millegipärast tark idee, ma ei tea, joosta sinna Tartusse keskööl hakata põhimõtteliselt sõitma. Frank, DJ FRNK mängis seal Tartu Suuteris ja õpetas eile ülikooli, nii et me mõtlesime, et lähme teeme talle mingi sellise ekspromptu ürituse, vaata seda väikselt, eksprompt üllatuse nii-öelda, et lähme talle sinna külla, viskame käppa, soovime õnne ja teeme väikse, aga see ei olnud kõige parem idee, sest nüüd ma jäin hiljaks ja eks näis, mis mu keha üldse korraldab selle, mis mu keha teeb selle peale, et praegu tinti saama hakkab, aga igatahes ma jooksen praegu sinna, panen kaamera ära, näeme seal. No tšau. Tere õhtust. Kuule, sorry. Ei, aga sükse errori panin. seal oli mingi arusaamatus, ma nägin ise ka see. Krumm. Kui te olete varem kunagi mõeldud, milline see stuudio, tattoo-artisti stuudio välja näeb, siis päris äge, vaat seda. Manson. No ühesõnaga siin Ermi tattoos olemegi, siis praegu ma panen ennast siin valmis ja järgmised ma ei tea, mitu tundi peaksin mööduma loodetavasti valutult. Reaalsus on see, et harva see nii on, aga vaatame siis pärast, ühesõnaga ma jätkan siis seda vana pilti, mis mul seal oli. Siin on tootemloomad, millest ma teile pikemalt pärast räägin, kotkas, paabu, lind ja kunagi võib-olla ka kaamel, aga praegu nii ja kuna töö vajab tegemist, siis näeme pärast. Siin lambi all ma siis istun. Juba viimased, ma ei tea, 2-3 tundi. Vaikselt hakkab ilmet võtma. Doktor Erm teeb väikse pausi ja läheb möll edasi. Tere Erm. Erm on härrasmees. Tahaks seda, siis ma lihtsalt läheks muudaks, vahetaks keskkonna ära, kus see mind ei häiriks vaata. Aga kui nii on, siis nii on ja ma ei lase teislikult küll mingit et hakata kangutama ennast ja nii vaata, nii-öelda disaini parandada, ehk siis mul on see, et ma tean, muidugi see aitaks vaata, aga kuna ma ise räägin, mul on nii-öelda sellega see, et see can you practice what you preach, ehk siis ma ise räägin kogu aeg seda, et aktsepteeri ennast sellele, kes sa oled vaata ja nagu, mis vennad nagu, mis kuidagi, kui nad räägivad ikka midagi, siis no ma räägin, see on nagu, need vennad teavad. No nii, tattoo parluris on pidu läbi, väljas on juba pime. Sellega ei ole veel täna tegelikult meil veel pidu läbi. Ma ei tea, kuidas siin pimedas üldse praegu midagi veel näete, aga meil on täna on siis laupäev, siis täna me salvestama sellele paar videot tagasi mainitud Red Bull Can You Make It'i videole või voiceoveri, ehk siis kella 6 paiku peaksid mulle külla tulema Frank ja Oskar. Ja siis vaatame, kas selle asja jonksu saame, aga jah, kes ägedaid kunstiteosid enda keha peale maalida kunagi peaks tahta laskma, siis kõigepealt see ikka hoolikalt läbi mõelda, soovitatavalt aastaid ja kui ikka kindel oled, siis Erm on vaieldamatult minu lemmik kreatiivimees selles valdkonnas ja juba omaette hea kogemus on seal lihtsalt istuda ja paar tundi, miks ta seal väga palju ei filminud ka ja see on selline teine keskkond, istud ja mõtled ja räägid ja saad paar tundi nagu natukene sügavamatel teemadel võib-olla kellegagi vestelda ja see on minu jaoks nagu siuke hetk, kus ma väga telefonide ja kaameratega vehkida ei tahagi, aga
vaatame äkki leiame siis poisid üles, sööngi ei ole ka midagi, nii et kiire amps ja vaatame, kuidas meil selle voice-overiga seal minema hakkab. Tõid teed või? Ei toonud. Täiesti lõppenud. No saaks nüüd öelda, et kunagi loota. kuradi bensukas oli maha lammutatud, kallis inimene. Ei, Oskari peale ei saa kunagi loota. Aga pole hullu. Frank on vahepeal ka mu diivanile magama visanud siia. Kuidas veel eile? Väsitav. No aga see läheb kõik praegu sisse, sul ei midagi, et sina üldse Melissa, sa ei toonud mulle teed ka, nii et... Sa saaks mulle öelda, et see oli tankla on kinni pannud, maha lammutatud. Ma ütlesin sulle, et seda pole reks. Ja sa mõtled, see on valmis juba. Ja voilà, voice-over on meil tehtud, ma ei näidanud teile sellest suurt midagi, sest see on veel big secret, nii et tuleb nagu tuleb. Frank vastutab meil selle maagia, selle võluteose eest. Aga kuna ma jõudnud enne sealt apteegist läbi, mul on selle tatoveeringu määrimise jaoks mingit uut kreemi vaja, vana hea Helosan väidetavalt enam ei toimi, nii et hüppame sinna ööapteeki Tõnismäele, haarame kreemi, Juha tuleb sinna, võtab peale ja siis lendame Juhaga minu juurde tagasi. Nii et siis hakkab improvisatsioon pihta, vaatame, mis saama hakkab või mida mitte. Nädalavahetus ju ikkagi veel kestab, nii et... Ei kesta. DJ Frank! DJ Frankil on täna puhkepäev. DJ Frank täna ei keeruta ühtegi plaati ja kõik kõlarid on mute peal, nii et... Kodu magama. Jaa. Kuule ka tänud, mees. Davai. Tutska, kõmm. No tere! Tere sõdalane! Kõmm! Kuidas läheb? Hästi, väga hästi. Kuidas tervis? Tervis väga hea. Väga hea, lähme minu poole. Lähme minu poole. Ja voilà, kodus olemegi. Aga me siin põhimõtteliselt tõmbamegi tänaseks seda otsad kokku, aga väga palju enam ei jaksa, aga enne me helistame kiirelt Oskarile, sellepärast et ma mainisin talle. Me lähme tegelikult teine kuni... Vitsid lükka paar tuld põlema sealt, vitsid? Thanks. Ossa, kus sa oled viisakalt riides, vaadake seda meest, Go, näita meile. Hitman. Väga lahe. Igatahes Oskar helistas, et mainisin talle, et me lähme 2. kuni 5. veebruar, 1. kuni 5. veebruar siis Gerdiga Iisraeli, Tel Avivi väiksele sellise nädalavahetuse visiidile. Ja kui ma Oskarist rääkin, siis tal tekkis ära ütlemata suur tuhh või tung ka meiega kaasa tulla, et ta on mul mingi vastaka teinud, siis vaatame, mis ta räägib. Äkki saame ühe mehe veel punti, mis tähendaks, et meil on vaja küll Airbnb ja muud asjad ringi orgunnida, aga noh, see on ju väike probleem, kui üks sõber kaasa tahab tulla, nii et uurime asja. No joo, helistad? Jaa, sa panid kinni. Ma panin kinni, ma olin apteegis. Ei olnud veel. Kuule, ma tulen siis. Tuled või? Jaa, aga ma alles sõidan sinna Tapa poole, aga ma ei tea, kust te piletit võtsite niimoodi, vaata seda ma... No kui sa jõuad Tapale, võtad arvuti lahti, selista mulle, ma jagan sulle infi ja saad ära bookida kõik asjad, siis ma lihtsalt üritan homme Airbnb ringi teha ja vaatame siis bussika ka juurde ja... No davai. Okei, davai kuule. No davai, tšau. No võt, töö kiire, korralik ja mul on ülimalt hea meel, et asjad nii lihtsalt käivad, sellepärast mul on ülimalt hea meel ja ma olen nagu väga rahul, et mul on sellised sõbrad, kes aeg-ajalt võtavad ette selliseid spontaanseid üritusi ja omavad üldse sellist spontaanset mindseti, et vahepeal lihtsalt
midagi sellist raamist välja hüpata ja midagi nagu ebatavalist teha. Igatahes sellega täna lõpetamegi, oli tore. Näeme teiega juba järgmine kord. Teie ikka, olge teineteisest head, hoidke jalgpedali ja lõboralt kokku ja tšau.